Kas me oleme valmis igaks stsenaariumiks? Kas ma võin teile ainult ühe asja öelda? Ei, ma ütlen seda Iraani juhtidele. Ärge arvake mingil juhul, et kui te meid ründate, ei valitse mingitki rahu. Ärge lootke, et tuleb kordus, sest kindlasti kordust ei tule. See, mis juhtus, oli piisavalt mõjus ja võimas. See saab olema teistsugune vastus, palju võimsam. On läbi need päevad, mil keegi meid ründas ja me ei vastanud täie jõuga. Me tegime seda Iraani kurjuse teljele ja jätkame seda igaühega, kes meile kahju teeb. Nii me tegutsemegi. Mu kallid sõbrad, mu sõbrad ja sõbrannad, Sara ja mina oleme väga õnnelikud, et näeme teid kõiki siin. Vaimus. Selle loosungi vaimus. Koos võidab Negev. Koos võidab Negev. Ei lähe, Negev võidab. Koos Negev võidab. Ei lähe võitma. Tahan tervitada oma kolleege ministreid, haridusministrit Joav Kishit ja keskkonnakaitseministrit Edith Silmani. Kresseti liikmed, linnapead ja volikogude juhid, peadirektorid. Eriti suur tänu meie võõrustajale, keda me sügavalt austame tema tööriistade eest ja kes ei kaota kunagi lootust. Olen valmis tema arvamust väljendama. Veni, ma armastan sind väga. Ma imetlen sind väga. Ma tõesti imetlen ja armastan kõike, mida sa siin Dimonas oled teinud. Tead, Dimona oli linn, mis tundus olevat Jumala poolt täiesti unustatud. Siin oli sadu kortereid, kus olid prussakad, keda kutsutakse jukimiks, täiesti tühjad ja need tuli sulgeda ja hävitada, sest neist oli saanud tõsine kohaliku rahvatervise probleem. Just nii juhtuski siin. Ja siis saabusid meie valitsused. See võttis vähe aega, kuid kõik muutus. Minge välja, vaadake neid pilvelõhkujaid, vaadake institutsioone, vaadake teid, vaadake viadukte, vaadake rongi ja vaadake nõudlust. Pole ühtegi kohta, mis suudaks nüüd sellele nõudlusele vastata. Lisaasime 1000 elamuid. Vaja on rohkem. Ja israellased valivad ja hääletavad jalgadega. Me tegime siin revolutsiooni. Ma olen selle üle uhke. Sest see väljendab seda, millesse ma sügavalt usun ja ma tean, et teie ka. Ma tahan kaotada ääreala mõiste Iisraeli riigis. On olemas Galilea, on olemas Negev, on olemas Segev, on olemas keskus. Ja sa võid minna ühest kohast teise minutitega ja vähem kui tunniga. See on unistus ja see täitub. Me liigume edasi ja muudame selle reaalsuseks. Aga ma tahan ka öelda, Benni, et suur osa sellest on tänu sinule. Dimona on kaardil jõuga, mida me pole ammu näinud. Mitte ainult täna, vaid alati. See konverents on tähtis sündmus. Aga ma kordan, paljud ütlevad, mul on hea meel siin olla. Aga nad ei ilmu kunagi kohale. Mul on hea meel siin olla ja ma pean oluliseks tulla Negevi alati kui saan, alati kui avaneb võimalus koos oma abikaasa Saaraga. Ainult viimase 2 nädala jooksul tervitasin isiklikult maavägede ohvitseride kursuse ohvitsere. Bahari ükses, Mitspes, Ramonis. Õnnitlesin Hatseriinis piloodikursuse lõpetajaid. Ja aasta tagasi, ühel õhtul Kalviga, tegin väga tähendusrikka visiidi Jeruusalemisse. Kas te nägite seal uusi kortereid? Te peate seda nägema. See on uskumatu, lihtsalt hämmastav. Ja see ei juhtu iseenesest, vaid tänu meie algatusele ja kohalikele juhtidele. Ja asjad liiguvad nii. Võidusõiduauto. Selle aasta alguses tegin põhjaliku visiidi Lääne Negevisse, osana pingutustes piirkonna tugevdamiseks ja arendamiseks ning samal ajal lõunaosas natsionalistliku kuritegevuse vastu võitlemiseks. See on väga suur ülesanne ja ma püüan samuti, ütlen teile otse, kaasata Shin Bet tegutsema. Me seisame silmitsi mõningate probleemidega. Kust me nende probleemidega silmitsi seisame? Kust need probleemid tulevad? Kust need probleemid siis on? Mis? Jälle?
Kohtusüsteem ei toimi. Kohtusüsteem. See ei saa nii olla. Me saame sellest üle. Sellest saame ka üle. Ja lisan ka selle visiidi, mille tegin koos oma abikaasa Sara Ganiroosi Kibutsisse eelmisel suvel. Me taastame Otefi Aasa piirkonna veelgi paremini, mis sai kannatada 7. oktoobri veretöö tõttu. Ja just seda me ka tegelikult teeme, need ei ole ainult sõnad. Me teeme seda koos ülesehituse administratsiooniga, mida juhib Moshe Edri, keda me täna külastasime. Seal toodavad nad oma tehases tekstiile. Ta teeb suurepärast tööd, on teinud erakordset tööd Tekuma piirkonnas ülesehituse direktoraadis, investeerides miljardeid seekleid ja tulemused räägivad iseenda eest. Tekuma piirkond Gaza ümbruses kogeb enneolematut demograafilist kasvu. Praegu kasvab see piirkond kiiremini kui ükski teine koht riigis. Kiiremini kui ükski teine koht riigis. Nii et kõigile skeptikutele, kes küsisid, mis saab edasi, me ei suuda uuesti üles ehitada. Kas te loobusite, jätsite maha? Toimub hoopis vastupidine. Täna elab piirkonnas rohkem elanikke kui enne rünnakut. Endised elanikud tulevad tagasi, uued saabuvad ning kogukonnad kasvavad Negevi loodenurga kibutsites, mošaavides ja linnades. Sterot, Netivot ja Ofakin. Meie põhimõte on kahekordne. Turvalisus ja heaolu. Turvalisus on kõige tähtsam. Eelmise aastakümne alguses andsin käsu ehitada tara Iisraeli ja Egiptuse piirile, pikkusega üle 200 kilomeetri. Täna räägime sellest avalikult oma süsteemis, nad ei tahtnud seda ehitada. Mulle öeldi, peaminister, ehitame virtuaalse tara. Kas te teate, mis on virtuaalne tara? Ma küsisin, mis on virtuaalne tara? Mulle öeldi, aga kas ei saa siis? Kogu see 200 kilomeetrit Gazast Eilatini. Ma ütlesin, jah. Ma arvan, et mina ja Sara olime just Hiinast tagasi tulnud ja seal ronisime me Hiina müürile, mis oli natuke pikem kui 200 kilomeetrit, eks. Ta suutis hoida Mongolit teisel pool 100 aastaid, mitte paha. Ma ütlesin, just seda me teeme. Ja me tegimegi seda. Ja see takistas salakaubavedajate ja muidugi ka sissetungijate, 100 000 Aafrikast pärit sissetungijate sisenemist. See vähendas selle põhimõtteliselt nullini ja takistas ka terrorismi levikut Siinai poolsaarelt. Tänu sellele tarale kaitsesime Iisraeli kui juudi ja demokraatlikku riiki, sest vastasel juhul oleks siin veel 1 miljon ebaseaduslikku sissetungijat ja see muudaks kogu riiki. Ma ei eita Negevi väljakutseid ja need on teada. Me tegeleme nendega. Oleme otsustanud tegutseda kindlakäeliselt nende vastu, kes ohustavad meie julgeolekut ning oleme tugevdanud oma kohalolekut piiride ümber. Ja see tähendab üht. See tähendab üht. Mis seisus on täna Gaza ümbrus? Keegi ei tea. Gaza ümbrus on hävitatud. Gaza ümbrus. Kus on nüüd Liibanoni ümbrus? Liibanoni ümbrus on Liibanoni sees. Kus on täna Golani ümbrus? Golani ümbrus on Süüria sees. See on uus lähenemine, mis muutis täielikult kogu meie vaatenurka ja ma pean ütlema, et mulle küsiti, mis juhtus. Mis vahe on sellel, mis oli enne 7. oktoobrit ja pärast seda? Ma ütlesin, me muudame seda, sest mina võtan ohjad enda kätte ja ma muudan seda. Meil ei ole armeed ega riiki. Kuigi armee on suurepärane, ei ole ta hea valitsemises ega poliitikas. See on riigimeeste vastutus ja meie võtame selle vastutuse enda peale. Ja meie juhime riiki teistsugusele teele, initsiatiivi, tegutsemise ja rünnaku teele, mitte vaos hoidmise teele. Noh, see on radikaalne muutus. Ja see muutus, mille me tegime, ei muutnud ainult Lähis-Ida nägu, vaid muutis ka meid endid. Meis on kindel otsus end kaitsta ja oleme valmis eemaldama kõik hirmutõkked, mis varem eksisteerisid. Kas teate, mis on meie suurim saavutus? Me eemaldasime hirmutõkke ja Iraani kohta. Ma ei saa teile praegu öelda, mis Iraaniga juhtub. Palju asju võib juhtuda.
oleme valmis igaks stsenaariumiks. Ma saan teile öelda ainult üht. Ei, ma ütlen seda Iraani juhtidele. Ärge nootke, et siin valitseb rahu, kui te meid ründate. Ärge lootke, et see kordub, sest kordust ei tule. Kas see oli piisavalt võimas? See saab olema teistsugune, palju võimsam vastus. On need päevad möödas, mil keegi meid ründas ja me ei vastanud tõelise, tugeva löögiga. Me tegime seda kurjuse teljega Iraanis ja jätkame seda igaühega, kes meile kahju teeb. Nii me tegutseme. Esimene sammas on turvalisus Negevis ja kogu riigis. Teine on jõukus, ühendades ulatuslikud valitsuse investeeringud infrastruktuuri ja erasektori omadega. Ettevõtjad, investorid, äripidajad, meie rajame infrastruktuuri. Seda infrastruktuuri näete te rongirööbastel, muidugi lõunas, teedel, ristmikel, sildadel, tunnelites. Ja need infrastruktuurid lühendavad reisiaega riigi keskosast Negevi ja Negevist keskusesse. See on tuleviku saladus ja just see siin toimubki. Just see siin toimubki ja just see toimub ka Gaza ümbruses jutumärkides. Ja see juhtub ka Tseilimis, sest Tseilimis teeme midagi uut. Me ehitame Iisraeli uut lennujaama ja see saab valmis väga kiiresti. Te näete, millise tõuke see annab, millise arengu see toob Lääne-Negevisse, kogu Negevisse. Noh, Bento, me ei lepi ainult sellega, sest ma tahan ehitada ka raudteeliini Kiryat Shmonast Eilatini. See juhtub samuti. Ma ütlen seda kõigile, kellel on kahtlusi meie pühendumuses Negevi piirkonnale. See on tohutu, see on tõeline, see eksisteerib ja tugevneb aastast aastasse. Toome Eilatisse ja selle piirkonda suure uudise. Avame Ramoni lennujaama, parandame transpordimarsruute selles piirkonnas ja veel kord, ma olen pühendunud sellele. Vaata, küsimus on, kui kaua see aega võtab, Penny. Kui selleks läheb 4 aastat, siis arvan, et me suudame selle ära teha. Olen pühendunud sellele, et rajada rongiühendus Eilatist Kiryat Shmonasse, Kiryat Shmonast Eilatisse. See ühendab tõesti Iisraeli riiki. Noh, ma tahaksin teilt kõigilt midagi väga erilist paluda. Palun andke teada, kuulutage ja rääkige kõigile, oma sõpradele, elanikele ja tuttavatele, mida me täpselt täna siin teeme. Sest kui nad küsivad olemasolevatelt meediakanalitelt, siis peale ütleme meie enda, öeldakse neile, me hülgame Negevi, me lahkume Negevist. Te teate seda ju, eks? Kas keegi siin pole seda kunagi kuulnud? Kõik kuulevad seda. Aga inimesed, kui te ütlete neile ainult ühte asja, vaadake enda ümber, vaadake oma kogukonda, vaadake, mis siin enne oli, mis siin praegu on ja küsige, milline valitsus? Millised valitsused on sellesse tohutult panustanud ja mina teen seda suurest armastusest. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.